ma olen väsinud sellest, kuidas kõik teavad, kõik seletavad, kõik õpetavad, kõik ütlevad, mis on terve ja mis on vale. Igal pool on tõde, igal pool on meetod, igal pool on keegi, kes ütleb, nii ei tohi tunda, nii ei ole vaimne, nii ei ole teadlik. Ja mu sees ei kasva midagi, sest mul pole ruumi. Ma ei taha enam võtta siit, võtta sealt, võtta kelleltki, kes pole kunagi kandnud minu elu. Ma tahan, et mu tarkus tuleks aeglaselt, nii aeglaselt, et ta jõuab minu luudesse. Aga lärmi on liiga palju, info karjub, arvamused suruvad, vaimsus on muutunud soorituseks. Kes on teadlikum, kes on puhtam, kes on ärganum ja keegi ei küsi, kas sa elad. Psühholoogiliselt on see ülekoormus, kui meel ei saa puhata, siis ta integreerida, kogub, ta kaitseb, ta väsib ja väsinud meel hakkab uskuma kõike ja mitte mida. Holistiliselt on see katkestus, juued ei kasva, kui muld pidevalt segi pöörata. Sa ei saa iga päev uut semet panna ja oodata puud, aga me teeme seda, loeme, kuulame, jagame, tsiteerime, jääme enda elu jääb elamata. Ma ei taha olla targem, ma tahan olla kohal, ma ei taha õigesti mõelda, päriselt elada. Tarmsus, mis ei talu vaikust, ei ole sügav tarkust, mis ei talu üksindust, ei ole küps. Ma ei vaja veel ühte õpetajat, ma vajan aega, kus keegi ei ütle midagi, sest alles vaikuses näen ma, mis minus on. Minu kõik see, mis on veetud liiga vara, muutub raskuseks. Kõik see, mis kasvab liiga kiiresti, murdub ja ma ei taha kanda vilju, mis pole küpsenu minu ajas. Ma ei taha laenatud tõde, ma tahan oma kogemuse hinda, isegi kui see tuleb aeglaselt, isegi kui see ei ole ilu, sest ainult see, mis kasvab minu sees, jääb vaikne lõpp. Ma astun mürast kõrvale.